Kristus on üles tõusnud, ta on tõesti üles tõusnud, halleluuja. Armsad sõbrad, tänase pühapäeva, ülestõusmisaja 5. pühapäeva ladinakeelne nimi on cantate. Eesti keeles tähendab see laulge ja see on esimene sõna üleskutsest laulda Issandale uus laul. Laulda Issandale tänu ja kiitust, mitte ainult oma sõnadega, mitte ainult muusikaga, vaid eeskätt oma eluga. Tänase evangeeliumi me leiame Johannese evangeeliumi 16. peatükist. See on üsna pikk tekst, salmid 5-15. Mina teile praegu tervet seda teksti ei loe, nii et kui te tahate sellest tervikuna osa saada, siis on võimalik seda lugeda kas ise. Kordan Johannese evangeeliumi 16. peatükk, salmid 5-15 või veelgi parem osaleda kirikus jumalateenistusel ja seal sellest osa saada. Aga mina loen siit selle teksti keskelt või tõsi küll üsna alguse poolt, aga siiski teksti seest mõned salmid, milles Jeesus ütleb nii. Ma ütlen teile tõtt, teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks lohutaja teie juurde. Aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde. Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Patu kohta, et nad ei usu minusse. Õiguse kohta, et ma lähen Isa juurde ja teie ei näe mind enam. Kohtu kohta, et selle maailma vürst on süüdi mõistetud. Nendes Jeesuse sõnades on 3 väga olulist mõistet, millest õigesti aru saamata võib juhtuda, et me ei saa õigesti aru kogu kristlikust usust. Me peame neid mõisteid õigesti seletama, nendest õigesti aru saama. Me peame saama aru, mida Jeesus nende all mõtleb. Need mõisted on patt, õigus ja kohus. Ja just nendest 3 ma tahangi teile täna kõnelda. Neid defineerides, seletades ja tuues esile ka selle, millises tähenduses Jeesus neid meie tänases evangeeliumis kasutab. Patt, õigus ja kohus. Esimene neist on patt. See on sõna, mis on vist kõigile tuttav, aga millega on seotud ka õige mitmeid vääriti mõistmisi või vähemalt poolikult mõistmisi. Sest et patuna käsitletakse enamasti teatud halbu tegusid, mille puhul eriti tänapäeval on kombeks teha kõikvõimalikke mööndusi või öelda, et asjad on suhtelised. Öelda nii nagu meie kuulsas Viimse reliikvia filmis Seega mõni patt. Jah, mis see patt siis tegelikult on, kuidas me peaksime seda mõistma? Selle sõna tähendust aitab kõige paremini mõista see, kui me läheme päris selle algupära juurde, nii kreeka keeles kui heebrea keeles. Ja kui me seda teeme, siis me võiksime tegelikult tõlkida selle sõna-sõnalt kui möödalaskmine. Patt on möödalaskmine. Sõna-sõnalt nii see ongi, kui me lähtume selle sõna algupärast heebrea ja kreeka keeles. Aga möödalaskmine mitte sellise vähem või rohkem kaaluka eksimuse mõttes, mida siiski kõige hoolimata võiks võtta kuidagi kergesti, vaid vastupidi. Möödalaskmine millegi ränk, raske ja saatuslikuna. Möödalaskmine
täiesti vale tee valimise mõttes, oma eesmärgile täpselt vastupidises suunas liikumise mõttes. Isegi juhul, kui see möödalask võib alguses näida imeväikesena. Patt on ei midagi naljakat ega kerget, patt on midagi ränk, rasket ja kohutavat, sest see viib meid meie eesmärgile täpselt vastupidises suunas. Nagu ma ütlesin, isegi siis, kui alguses võib see möödalask näida väga väiksena. Ma mõtlesin, et millist näidet selle puhul kasutada ja ma leidsin kuskilt interneti avarustest sellised arvutused. Ma usun, et need on õiged, need kõlavad tõenäolisena. Ma ei saa vastutada selle eest, aga ma loen need siiski teile ette, sest see on päris huvitav. Niisiis, kui sa eksid ainult 1 kraadi võrra. No me teame, et ringis on 360 kraadi, kui sa eksid vaid 1 kraadi võrra. Lased nii-öelda 1 kraadi võrra mööda oma märklauast. Siis 1 jala kaugusel ehk umbes 30,5 sentimeetri kaugusel sellest, kus sa selle 1 kraadise eksimuse tegid, on su eksimus umbes 0,2 tolli ehk 5 millimeetrit. Päris väike, eks ole. See on 1 jala ehk umbes 30 sentimeetri kaugusel. Aga kui sa jõuad siis juba või see nool või kuul, mille sa oled välja lasknud, jõuab umbes 100 jardi ehk 90 meetri kaugusele, siis on su eksimus juba 5,2 jalga ehk 1,6 meetrit. Noh, pole ka väga palju, aga kui me mõtleme näiteks vibulaskmise või püssi laskmise peale, siis 1,6 meetrit, 5,2 jalga tegelikult on juba liiga suur möödalask. Aga läheme edasi. Umbes miili, see tähendab 1,6 kilomeetri kaugusel, on eksimus juba 92,2 jalga ehk 28 meetrit. 28 meetrit. Kui keegi võtaks ette teekonna Los Angelesest San Franciscosse ja eksiks 1 kraadi võrra, siis oleks tema eksimus umbes 6 miili ehk peaaegu 10 kilomeetrit. No, kui sa oled teel ühele kindlale aadressile, siis 6 miili või 10 kilomeetrit, see on juba midagi märkimisväärset. Aga läheme edasi. Võtame nüüd pikema teekonna ette. Kui sa reisiksid ümber maakera ja alustaksid Ameerikas selle riigi pealinnast Washington DC-st, siis ringi peale tehes kogu maakerale oleks su eksimus juba 435 miili ehk 700 kilomeetrit. Ja sa jõuaksid Washington DC asemel hoopis Bostonisse. Kui me tuleksime Eestisse ja alustaksime oma teekonda Tartus, siis see 700 kilomeetrit, pange tähele, kõlab üsna kurja kuulutavalt, tähendab seda, et me lõpetaksime Tartu asemel hoopis Moskvas. Või kui meil läheb paremini, siis Oulus, Soomes. Kui sa lendaksid Kuu peale, siis oleks su eksimus juba 4169 miili ehk 6709 kilomeetrit. Ning kui jõuaksid või tahaksid jõuda Päikesele, aga eksiksid alguses 1 kraadi võrra suunavalikuga, siis oleks su eksimus juba 1,6 miljonit miili ehk umbes 2 575 000 kilomeetrit. Nii et Päikesest me jõuaksime üsna kaugele. Igal juhul mitte sinna, kuhu me tahaksime.
See kõik, mida ma ütlesin, ei ole aga mitte midagi võrreldes igavikuga ning sellega, et patt on see, mis viib meid igavese elu ja õndsuse asemel igavesse surma ja hukatusse. Patt on kõik see, mis on vastuolus meie tõelise Jumala poolt tahetud loomusega. Tuletage meelde, kui pühakiri räägib meile inimese loomisest, siis öeldakse, et Jumal lõi inimese oma näo järgi ja enda sarnaseks. Ja kui Jumal vaatas oma loodu peale, siis ta nägi, et see on hea. Patt on kõik see, mis on vastuolus selle Jumala poolt tahetud hea loomusega, mis on loodud Jumala näo järgi ja tema sarnaseks. See on see, millised me peaksime olema. Ja meie praeguses elus ja igavikule mõeldes on see eesmärk, millele me peaksime jõudma. Apostel Pauluse sõnu kasutades Jumala jäljendajateks saades. Kõik, mis viib meid aga Jumalast eemale, kõik, mis on meie tõelise Jumala poolt tahetud loomusega vastuolus, see on patt ja see viib meid elu asemel, nagu öeldud, hukatusse. Me ei jõua mitte kuule või päikesele, kuhu me tahaksime jõuda, me ei jõua mitte Tartusse või Washingtoni, kuhu me tahaksime jõuda, vaid kuhugi hoopis mujale. Ja see hoopis mujal on täielikus vastuolus sellega, mida Jumal meile soovib. Jumal soovib meile igavest õnne ja rõõmu, aga see, mille me eest leiame, on nii nagu evangeeliumis piltlikult öeldakse, ulgumine ja hammaste kiristamine. Jumala vaim, kelle Jeesus tõotas oma jüngritele saata ja kelle ta ongi saatnud, toob inimestele, toob ka meile selguse patu kohta. Ja seda kahes mõttes. Esiteks aitab Jumal oma vaimu läbi meil jõuda selgusele meie patus. Selles, et me oleme valinud vale suuna, vale tee. Olgu siis 1 kraadi võrra või mitmete kraadide võrra. Tihtipeale tundub, et tõepoolest see erinevus on lausa 180 kraadi. Ning teiseks näitab Jumala vaim meile, et Jeesus on ainus, kes on ilma patuta, kes on täiuslik, puhas ja püha ning kes on tulnud selleks, et meid patuseid patust ja selle tagajärgedest päästa. Nii nagu ütleb apostel Johannes oma esimeses kirjas, tema on ilmunud patte ära kandma ning temas endas ei ole pattu. Jeesus on tulnud meid päästma sellest kohutavast olukorrast, kuhu patt on meid pannud. Sellest, et me ei ole teel mitte igavese elu kui oma tõelise eesmärgi poole, vaid hoopis vastupidises suunas igavese surma ja hukatuse poole. Ta on meie patud enda peale võtnud. Jumal on teinud tema, kes patust ei teadnud, patuks meie asemel, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees, nii ütleb apostel Paulus. Ja õigus ongi järgmine mõiste, mida Jeesus tänases evangeeliumis nimetab. Õigus on vastupidiselt patule see, kui meie elu ja meie ise, me oleme Jumalaga ja tema tahtega kooskõlas. Kui patt on möödalaskmine, eksimus, võiksime öelda ka kõverat, vale teed mööda minemine, siis õigus on, ja taas selle sõna etümoloogia on just selline, õigus on sirge. Õigus on otsene. Õigus viib meid meie tõelise eesmärgi poole.
õigus teeb meid Jumala ees puhtaks. Aga see ei ole mitte meie õigus. See ei ole midagi, mis võrsuks meist enestest, vaid selle õiguse on Jumal meile kinkinud oma pojas Jeesuses Kristuses, meie õnnistegijas. Temas, keda süüdistati ülekohtus. Temas, keda süüdistati Jumala teotuses, kelle hukkamisega ülempreestrid ja variserid teostasid väidetavalt õigust, aga tegelikult tegid suurimat mõeldavat ülekohut. Nad hukkasid tema, kes on õige meie patuste asemel. Jeesus Kristus on surnud õige ülekohtuste eest, et meid ülekohtuseid oma armu läbi õigeks teha. Sellest õigeks mõistmisest, sellest õigeks tegemisest, sellest uuest elust sirguses me saame osa usu kaudu, mille Jumal kingib meile oma püha vaimu annina. Jumala püha vaim on tulnud ja näidanud, et Jeesus on ainus tõeliselt õige, kes tahab teha meidki oma õiguse osaliseks. Aga selleks me peame tundma sellesama vaimu abiga ära oma patu kahetsuses ja meeleparanduses tema juurde põgenema ning laskma tal ennast sellesse õiguse rüüsse rõivastada. Laskma tal kõik selgeks teha, kõik avalikuks teha, kõik selle, mis on meie sees ja selle, mida ta on tulnud meile kinkima. Ja see on nüüd selle kolmanda mõiste tähendus. Kolmas mõiste oli, tuletan meelde, lisaks patule ja õigusele kohus. Kohus ongi kõige ilmsiks tulemine või tegemine, kõige avalikuks saamine. Kõige selle avalikuks saamine, mis on meie sees ja mis on ka muidugi selle maailma elu tegelikkus. See on selle avalikuks saamine, kes me tegelikult tõeliselt oleme ja millised me oleme. Ja see on midagi, mis võib teinekord olla isegi ehmatav. Me ju püüame ikka varjata asju, mis meid häbistavad, meile piinlikkust valmistavad või mis lasevad meid paista kurjade ülekohtuste, hoolimatute, isekate, halbade inimestena. See kõik tuleb esile. Jumala püha vaim toob selle esile. Kõigepealt meie enda jaoks, meie südametunnistuse ees, mis meid siis hukka mõistab. Jeesuse surm ja ülestõusmine teeb avalikuks nii selle, kes on tema, kui ka selle, kes oleme meie. Ja selle meie all ma pean silmas kogu inimkonda, kõiki inimesi, sellised nagu me oleme patulangusest peale. Tema, Jeesus, on Jumala ainusündinud poeg, puhas ja püha, kes on andnud ennast täielikus lõpuni minevas armastuses meie eest. Meie paraku ei erine kuigivõrd sellest jumalatust maailmast, kes sellesama Jumala lihaks saanud armastuse Jeesuse Kristuse risti lõi. Oma kurjuses, oma isekuses ja seda veel põhjendades justkui mingisuguse õiguse teona. Jumala suur arm on, et ta ei taha oma kohtus mõista süüdi mitte meid, vaid ta tahab mõista süüdi ja ta on mõistnud süüdi patu, kuradi ja surma. Jeesus Kristus on võtnud ära kõik meelevalla nii patult, kuradilt kui surmalt. Ja kui me usaldame ennast tema hoolde, see tähendab selle Jumala armu hoolde, mis on Jeesuses Kristuses nii kirkalt avalikuks saanud. Püha vaimu abiga, sest ise oma jõust ja oma tahtest me seda ei suuda. Kui me seda teeme, kui me anname ennast tema armu hoolde, siis ei ole meil vaja karta.
Meil ei ole vaja peljata seda suurt hirmsat kohtumõistmist, sest me võime teada, et meile on juba kingitud jumalik õigus ja uus elu, mis ei vii meid mitte hukatusse, vaid mis viib meid meie tõelisele eesmärgile, igavesse ellu. Jah, meie kõikide elus on pattu. Meie kõikide elus on olemas see arusaamatu kalduvus kurja poole. See kalduvus, mis juhib meid meie eesmärgist mitte ainult miljonite kilomeetrite või miilide kaugusele, vaid täpselt vastupidises suunas. Aga meile kõigile on Jeesuses Kristuses kingitud Jumala lunastav, päästev, lepitav, patust ja süüst puhtaks tegev arm, mis juhib meid tagasi, mis juhib meid meie tõelise eesmärgi Jumala enda poole.